Viimase stardi said koos võistlusklasside Supersport 600 Dunlop ja Supersport 1000 Tehnika Maailm. 40. Kalevi suursõidu võitsid Supersport 1000 klassis eestlased Martti Sulenko ja teine oli Meelis Kingi. Supersport 600 klassis läks mullu võit Walesi Scott Kingile meie võidusõitja Hanno Veldi ees. Hanno Veld sõitis häid aegu hommikustel treeningutel ja kvalifikatsioonis parima ringiaja 2 minutit 15,1 sekundit. Stardiks olen ette valmistunud Pärnus, valmistusin ette 2 päeva ja paar nädalat tagasi ka Leedus analoogse rajaga nagu siin, et sama ohtlik ja eelsõitudes tuli endalegi üllatusena kiirust oli kohe algul ja ajasõidus tuli selline aeg nagu soovisin. Mul on alati meeldinud natuke ohtlikud rajad, aga samas väikse varuga peab sõitma siin ja lihtsalt jah, mulle istub väga hästi, mulle meeldib kiired rajad ja kiired kurvid, et ei ole vaja väga palju pidurdada. Siuke aeglane ja nikerdamine ei meeldi. Stardist esimesel kohalt number 65 Hanno Velk, teine stardikoht number 66 Tarmo Räbavõitra ja kolmas kvalifikatsioonisõitude põhjal Aivar Osa number 2, kõik kihutavad Yamahadel. 6. ruudust startis eelmisel aastal Stocksport 600 võitnud Mait Seger numbrit 63 kandval Hondal. Olgu kohe öeldud, et selles klassis nüüd arvestust ei toimu. Starti oodati ka eelmise sõidu võitnud Raimo Kesselit, kuid soomlase paiki ei jõutud tehniliselt korda teha. Supersport 600 kiireim oli ajasõidus number 23 Manus Jersov Yamahal, number 25 Joel Viidese ees. Parima starti tegi inglane Dave Woolams, edasi Tarmo Räbavõitra ja Hanno Velt. Yamamoto võistleja Hanno Velt asus sõitu juhtima 3. ringis. Nende taga kihutas 3. kohal number 66 Tarmo Räbavõitra, 4. Mait Seger number 63 ja Rene Jõgimaa number 1, keda omakorda jälitas Venemaa võidusõitja Maksim Kiseljov number 52. Supersport 600 liidrid number 23 Manus Jersov ja number 25 Joel Viidas Hondal sõitsid teineteise taga. Selle klassi 3. sõitis meile juba tuttav lätlane Steška. Velt enam konkurentidele sõnaõigust ei andnud ja võitis Supersport 1000 ja Supersport 600 sõidu 2 sekundiga inglase Wallamsi ees. Velti lõpuaeg 29,25,8. Seejuures püstitas Velt ka uue rajarekordi, läbides oma kiireima ringiajaga 2.13,4. Meenutame, et senine rajarekord kuulus Harri Maikolale ja oli 2.13,75. See püsis 1998. aastast. Mis sul on selle võidu taga täna, et see võit tuli nii kindlalt? Eks ma olin selleks valmistunud nii moraalselt kui natuke ka füüsiliselt ja ratas on ka kindlasti hea, et see uus Yamaha R1 selle aasta mudel andis ennast kõik, et sellist head tulemust saada. Mulle tuli endalegi üllatusena, et ajasõitudes esimese aja välja sõitsin, kuid ega teised ka kaugel ei olnud, et seal oli poole sekundiste vahel ja seal teine 3. neljaks koht. Aga eks ma leidsin endale hea sõidurütmi, algul Tarmo natukene seal vedas tempot, aga ma leidsin, et ma saan tast mõjuskos mööda ja nii ma läksin. Kas 3. 4. ringil, kui ma Tarmo taga olin, starti tulnud mul kõige palju välja ja selle ma jäin taha poole, siis ma püüdsin olla tal nii tuules, et ma teadsin, et kui ma kaua siin taga jokutan, kuigi ma tundsin mõnes kohas ma olin kiirem, et siis lihtsalt tagant Woolams, inglane on ka hästi kiire sõitja, et ma pean nagu kohe minema ja pika vahe sisse vedama, et kindlalt tunda ennast, kuid lõpupoole jällegi viimasel ringil hakkas bensiin otsa saama, sellepärast et eks ta on 1000 kuubikuline ja võtab palju kütust. Ja siis hakkas siis teistus helis natuke altpoolt tulema, et bensat nagu otsa saama ja siis ma lasin nagu rahulikuks. Järsku see Woolams selle taga, kus ma siin lõpus viimasel ringi ikka pingutasin lõpuga. Woolhamsi teise koha aeg 29,27,9, kolmas oli Tarmo Räbavõitra ajaga 29,47,5 ja neljas Mait Seger Bike World Racingust 30,24,0. The race was very good, the pace was very fast. There's a lot of quick lads, local lads, so obviously I did my best and second today was the best we could do. So yeah, very good race. And the bike was brand new last Friday, so really it's a question of me getting used to riding the bike. But no, the bike was fine. Everything was good towards the end of the race. Oled sa oma 3. kohaga rahul? Väga rahul. Tulin just Soomest ja Soome radade järgi on jube kõva seadistus, et seda ei ole võimalik siin tänava peal sõita nii kiiresti. Esimesed ringid ma proovisin ja loobun.
Rada on hea, tehniliselt igati pidi, aga vähe auklik ja ringraja seadistusega tänava peal sõita ei saa. Anno oligi ainult oli aukudes ja kus oli auklik ja kus oli seal oli kiire. Mujal mitte kuskil, et mujal sõitsin mööda. Meil käis see kohe kassi hiire mäng. Lõplik paremusjärjestus klassis Supersport 600. Võitis Joel Viides Pilot Racingust ajaga 30 56,0. Seejuures möödus nooruke Viides Manus Jersovist viimasel ringil. Möödunud aastal sai Viides 125-stel teise koha ja oli ühtlasi noorte arvestuses esimene. Ma proovisingi sellist taktikat tegelikult, et alguses ei prooviks mööda sõita ja jätaks rohkem lõpu peale, aga sõit oli muidugi väga raske ja läks käkke, väga rahul. Kõige raskem moment oli stardijärgne see esimene kurv, et seal läks trügimiseks vähe ja siis jäin vähe taha poole ja siis ma mõtlesin, et sinna ma jäängi, aga sain ette tagasi. Väiksema mootorrattaga eelmine aasta oli poole kergem sõita ja ma ei lootnudki sellist tulemust, et ma hommikul trennis nagu ei saanud üldse hakkama selle sõitmisega siin, et lõpp ja kõik ja. Kolmas koht lõunanaabrile Nikolai Steškale. Manus Jersov Yamamoto Racingust pidi leppima seekord teise kohaga. Kas oli väike pettumus, et ei jõudnud seda esikohta nüüd hoida lõpuni? Ei olnud pettumus, lihtsalt üks tehniline äpardus, et jalaraudade vahetus ja pidurid on peal, et kogu aeg ei jõua lihtsalt pidurit üles tõmmata, lõpus pidurit lausa suitsesid. Sirgelt välja tulekul ei saanud enam mööda, kõik kurvid sõitsin viimane ring uuesti mööda, aga sirgelt välja tulekul lihtsalt jõudu ei ole, kui pidur peal on, täiesti loogiline. Kalevi suursõiduvõistluste juht Toomas Ristlaan oli toimunuga igati rahul. Kuidas sa võtaksid võib-olla selle võistluse kokku, et ta tuli ju nii? Pidi tulema, siis ei pidanud tulema ja mis on need põhiasjad siit? Minu jaoks pidi ta kogu aeg tulema ja ta tuli ja ta möödus õnnelikult ja mul on süda väga rahul ja ma olen nüüd veendunud, et ka järgmine aasta toimub. Kõigepealt uus oli kindlasti rajakate, et rada oli nii hästi ette valmistatud ja ka see, et püstitati siiski rajarekord. Võistlusklassid on põhimõtteliselt olnud samad, on muutunud nimed, aga järgmine aasta kindlasti on jälle külgvankrid, mis meil siin on. See aastagi oli soovijaid nii Hollandist kui Soomest, kuid kahe külgvankri pärast ei ole seda asja mõtet teha, aga järgmiseks aastaks juba on minul informatsioon, et soovib 7 külgvankrit tulla, nii et kindlasti me seda teeme. Mis on veel järgmine plaanis nagu muuta just rajaga seoses? Kõigepealt, mis on jäänud tegemata veel rajakattest 1/3 Kambruse mägi, see ära muuta ja teha rahvale, uuesti tuua see rahvale kättesaadavaks ja teavitada nendele, et see on suur pidupäev ja loomulikult tuua ka nädal varem. Kohtumiseni järgmisel suvel 42. Kalevi suursõidul.